Meile kõigile on koolis õpetatud, mis on kliima ja kuidas see kujuneb. Ent ikkagi ei käitu ühiskond kliimamuutuste osas vastutustundlikult. Tallinna Ülikooli ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa, miks see nii on? Paraku näitavad viimased uuringud, et eestlased on Põhja- ja Baltimaades suurimad kliimaskeptikud. Samuti on väga suur erinevus meie minapildi keskkonnateadlikkuse ja tegeliku keskkonnakäitumise vahel. Ikka ja alati kohtab ajakirjanduses mõnede ühiskonnategelaste või ajakirjanike enda poolt arvamusavaldusi, mis naeruvääristavad ja sildistavad utoopiliseks kliimamuutustega seotud tegevusi. Olgu selleks siis kliimasõbralik toitumine, muutused energiasüsteemis või siis üldse inimese roll kliimamuutustes. Väga lihtne on ju tuua tuppa lumepall, öelda, et praegu on kevad, aga meil on külm, järelikult kus need kliimamuutused siis on. Ja kuna tegu on arvamusliidritega, siis järgib neid ka mingi osa ühiskonnast. Kipumegi sageli süüdistama teisi. Väga lihtne on öelda, et meie oleme väikesed ja meist ei sõltu mitte midagi. Aga nemad seal kuskil kaugel, kes toodavad kõiki neid asju, mida meie tarbime, vaat nemad peaksid muutuma. Või siis süüdistama hoopis vulkaane. Lisaks kliimamuutuste põhjustele ei oska ühiskond näha ka enda mõju nendele. Olgu see siis igapäevase käitumise läbi või meie kogu majandussüsteemi, mis on orienteeritud piiramatule kasvule, mõju kliimale. Sageli, kui mõni raamat või film räägib ajas rändamisest ja me läheme tagasi minevikku, siis on põhiliseks mureks seal see, et jumala eest ei muudetaks midagi sellist esmapilgul väikest ja tühist, mis pöörab pea peale meie olevikku, mingiks ettekujutlematuks düstoopiaks. Olevikus olles me millegipärast selliselt ei mõtle, et mõni väike või tühine muudatus täna võiks muuta tulevikku võib-olla hoopis positiivses suunas, võimaldada paremad elutingimused tulevikupõlvkondadele ja hoida meie kliimat. Siinkohas saab appi tulla haridus. Muutused haridussüsteemis selliselt, et kliima- ja keskkonnamuutustest ei räägitaks ainult loodusõpetus või geograafiatundides, vaid ka kõikides teistes ainetes. Muutus algab meist endist ja meie murest kliima ja keskkonna pärast. See on esimene samm kliimateadlikkuse suunas. Olgem kõik mures.